Koostöö ja hästi sõnastatud eesmärk on projekti alus, kuid millised on järgmised sammud eesmärgi suunas liikumiseks? Kuidas valida tegevused, mis ka loogiliselt ja veenvalt kokku kõlaksid? Taotlus ei ole pelgalt vormi täitmine, vaid oma asutuse loo jutustamine. Mitmed teevad siin vea. Sõnastatakse eesmärk ja siis lihtsalt loetletakse õpirändeid või muid tegevusi. Näiteks, meie eesmärk on arendada hübriidõpet, seega saadame 2 õpetajat Soome ja 2 Itaaliasse. Direktor ja õppejuht lähevad töövarjutusele, eripedagoog ja inglise keele õpetaja lähevad kursusele. Taotluse hindaja tahab näha loogilist ahelat. Miks just need tegevused valiti? Kuidas need aitavad saavutada seda, mida SMART eesmärgis lubatud sai? Millised tegevused loovad vajaliku väärtuse, et eesmärk täituks? Enne õpirännet kaardistame näiteks fookusintervjuu ja küsimustiku abil õpetajate senised kogemused ja arusaamad hübriidõppest, et määratleda õpetajate praegused väljakutsed ning sellest lähtuvalt panna paika juhendmaterjali sisu. Õpirännetel tutvuvad õpetajad partnerkooli hübriidõppe praktikatega ning kogutakse sisendit juhendmaterjali struktuurile ja sisule. Pärast õpirännet koostame juhendmaterjali esmase versiooni, mida õpetajad piloteerivad valitud õppeainetes ning nende tagasiside põhjal teeme sellesse vajalikud täiendused. Lõpuks kinnitab kooli juhtkond juhendi ning see rakendatakse õppetöösse. Iga tegevus peab olema eesmärgiga selgelt seotud. Erasmus+ ei ole ainult üksikutel õpirännetel käimine, vaid eesmärgipärane tegevuste jada, mis viib asutuses püsiva muutuse ja parema tulemuseni. Keskenduge taotluses just sellele seosele.